sekundit, see on meie võimalus nüüd. Me oleme seda mängu korrali ootani. Saadet toetab EpicBet, sinu lemmik kihlveokontor. Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? 5. veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Nii, tervist kõigile ja head uut aastat vist ei tohi enam soovida alates tänasest, et ma soovin saatekülalistele alustuseks ja enda saate kaassaatejuhile Tiit Liblikule ja kõigile kuulajatele ka head, ma ei tea, jätkuvat aastat, head käimasolevat aastat, head korvpalliaastat. Tervist, Tiit! Tere, jah, sullegi ja teilegi ka ja rõõm on olla tagasi siin aastal 2026, kes oleks arvanud, et see saade kestab lausa 2 aastat järjest, aga kestab... 3. aasta number algas juba. Tegelikult ma arvan, et paljud ei mõelnud selle peale, kas see kestab ja... Esimese saate ajal õi kurat, see kaua ei kesta. Minu selles mõttes, et keegi ei vaevanud oma pead sellega, et ma arvan, et paljud mõtlesid, et miks ei võiks ka kesta. Aga alustame siis nagu ikka uut aastat suure pauguga ja meil aasta esimeseks külaliseks on Eesti ühe konkreetse korvpallioskuse absoluutne tipp. See on siis, tänaseks päevaks on see korvpalliturundus, varasemalt on see olnud pealtpanemine või siis tanking. Tere tulemast, Marko Riis! Tere tulemast, Tiit ja Rasmus ja head kuulajad! Kohe alustuseks küsin siis ära, mida alati küsitakse, ma olen tähendanud NBA legendidelt, et millal viimati pealt panid, no millal sinul see viimati juhtus? No kuna ma sain siin eelmine aasta 40, siis eesmärgiks oli 40 pealt panna, et ma siin sügisel siis tegin asja ära, näitasin poistele trennis ette, et niimoodi pannakse. Suht raskelt tuli, aga ära tuli teksadega ja tossudega. Kumb tänasel päeval on kõvem tongimees, sina või siin Markus Post? No postil pole võimalustki. Aga kui sa selle eesmärgi ette võtsid, kas siis midagi sellist, et sa teadsid, et selleks peab ekstra keha hakkama treenima ja vorma ja et sa selle ühe korra saaksid ära teha või siis ikkagi midagi on jalgades, et kannatab ka teksades panna? No eritrenni selle jaoks ei teinud, aga siin kaalulangetust oli küll päris palju vaja teha, et 20 kilose kangiga ikka nagu hüpata on palju raskem. Räägime TalTechi asjadest ka alustuseks, enne kui räägime siis nii-öelda põhiampluaast ja nendest meenutustest, siis mida sa täpsemalt TalTechis teed, mis on see sinu rida ja kuidas sa selle reani jõudsid, et see sportliku poole peal sa ju ei ole väga, kui üldse? Ei ole jah. Aasta oli 2020, siis kui Gregor Arbet ja Raido Ringmets võtsid minuga ühendust, et neil oleks vaja kedagi, kes tegeleks sotsmeediaga, et keegi neil seal otseselt ei tegelenud sellega, et ja siis suvel saingi nendega kokku ja saime kokkuleppele ja ma otsisin ise ka väljundit, kuna ma tegelen ise videote monteerimisega ja filmimisega ja tegelen selliste projektidega, et siis mõtlesin, miks mitte nagu proovida. Vanad sõbrad ka ju kõik, et kellega koos mänginud ja siis ma sattusingi sinna, esialgu oligi meil, no muidugi põneval ajal sattusin, oli koroona aeg, et pealtvaatajad ei tohtinud olla ja mingi selline case oli seal. Keegi ei taha seda aega väga mäletada, et ja siis sealt vaikselt tuligi välja, kasvas seal muud ülesanded ka, et näiteks piletimüük tuli, kogu see turundus, siis neil ei olnud ka turundusega keegi, kes nagu otseselt tegeleks, et siis ma läksingi, hakkasin seda tegema seal. Ja seal ongi, mis minu igapäevased kohustused on näiteks see sotsiaalmeediahaldus, siis suhtlus toetajatega, kogu see nii-öelda siis piletimüük, kodumängude korraldus, nüüd meil tuli välja ka koduleht täiesti enda oma, enne me olime TalTechi alt, siis ühesõnaga seal TalTechi kodulehelt, siis nagu nemad ise haldavad seda, aga me tahtsime nagu täitsa enda oma teha, oma näolist ja me oleme siin viimasel ajal teinud turunduses ka päris suure sammu edasi, et meid aitab siin selline inimene nagu Karl Multer,
Ta on täitsa, ma olen teda tribüüni peal näinud ikka sageli, aga ta on täitsa nagu käte-jalgadega küljes. Ta on jah, meil nagu aitab seal nõustada siis selles mõttes, et ja ta käib meil mängudel nii tihti, kui ta saab, et temast on väga palju nagu abi olnud siin viimasel 2 aastal. Aga ma küsin korra ette ära ka, et mida sa selleks hetkeks või millega sa olid selle hetkeni tegelenud, et kas sa olid, sest et tegelikult karjäär lõppes pigem nagu eelmise kümnendi alguses, et kas sa olid üldse selle mis on siis 8 aastat umbkaudu, olid üldse kuidagi korvpalliga olnud seotud või mitte? Tegelikult nii oligi, et 2012 mul siis otsustasin, et ma enam ei mängi edasi korvpalli ja siis ma otsisingi, mis edasi teha, no see on, ma arvan, enamus sportlastel tekib see küsimus, et ega ma ei olnud tegelikult mingit plaani pannud, et ma ikkagi oleks tahtnud veel edasi mängida, aga kuna mul põlvevigastus nagu enam ei lubanud täisprofessionaalselt treenida ja siis ma nagu otsisingi seda, aga selle aja jooksul sai tehtud nagu päris erinevaid huvitavaid asju, et töötasin reklaamfirmas, kes on meil tänal siis TalTechil, kuidas siis öelda, toetaja, koostööpartner. Tegime sellised valgusreklaame ja selliseid asju. No seal läbi tutvuste siis. Siis tegin sellist asja, nagu käisin Küprosel Palkmaja ladumas. No see võis lahe olla. See oli väga lahe, ma võtsin Küprosele, et Palkmaja ja kusjuures see oli nagu saun. Küprosele saun, eks ole. Talvel käisime ladumas. Mis ilm on Küprosel talvel? Me olime mägedes, siis seal oligi veits jahedam, oli 10 kraadi. Aga no me olime ikka sellised eestlased, Põhjamaa rahvas olime lüükiste pükste ja käiste särgiga, siis kohalikud olid talvejopedega, vaatasid meid kui nagu segaseid. Neil oli sauna vaja siis ikka. Neil oli sauna vaja ja see oli mingi püstirikkur seal, kes ehitas kuskil mäejalamile, et see oli nagu selline vägev kogemus ja siis samamoodi käisin ka Soomes siukseid nii-öelda projektipõhiseid asju tegemas. Aga siis vaikselt see video monteerimine, kogu see turunduse pool hakkas sisse tulema rohkem? No see tuli tegelikult sellest, et ma käisin perega reisil ja no mulle ei meeldi käia lihtsalt reisil, nagu lihtsalt oled seal või tahaks ikka nagu jäädvustada midagi ja see mingi foto tegemise geen ja see nagu mul oli juba tegelikult varasemalt sees, mul vanaisa tegeles ka sellega ja siis kuidagi nagu sattusin, ostsin endale GoPro kaamera, siis tundus, et on põnev, siis hakkasin monteerima, tegin nendest videod ja siis no see niimoodi järjest sammult läks ja siis ma hakkasingi just tootma sotsiaalmeediasse enda sinna kontole videosid, eks sealt Gregor ja need nägidki, et kuule, tule kasutame ära. Oled sa milleski, jõudsid enne korvpalli juurde jõudmist nagu midagi nagu sellist ka teha selles vallas, millega tavaline inimene kursis? Kuskil on võib-olla Marko Riisi mingid filmitud klipid, mida ma lihtsalt ei teadnud, et Marko Riisi omad. Sa mõtled siis enne, kui... No, enne kui sa TalTechi juurde jõudsid ka selle kõigega tegelema? No, enne siis nagu pigem ei olnud... Oli pigem oma lõpuks? Jah, see oli nagu oma lõpuks, aga selle aja jooksul, nagu kui ma TalTechi läksin, siis tekkisid nagu erinevad koostööasjad. Et ma ostsin siis normaalse kaamera ka endale, ostsin Sony kaamera, et seal GoProga nagu väga ei saa jah, sükest tead kvaliteeti teha, et... Aga ma olen teinud koostööd näiteks Korvpalliliiduga siiamaani teeme, et teen neid noorte üritused on siis mingid kokkuvõtvaid videosid ja koondisele tegin siin mingid mõned suved tagasi ja võib-olla neid siis sealt võib-olla mõni teab. Aga kuidas te siis hakkasite seal koroona ajal minema selle turunduse värgiga, et nagu ma aru saan, siis suurt väga turundust süsteemselt justkui ei tehtud, aga tegelikult mõtled, et tudengid, kõik see potentsiaal on justkui seal olemas, tänaseks on peaaegu 6 aastat seda asja aetud, et ta vist päris kohe alguses nii hooga käima ei läinud või võttiski, oligi selline pikem plaan ja hakkasite seda järge ajama või kuidas see kõik teil käima läks? No jah, ega meil seal otseselt alguses ei olnud sellist, väga raske oli nagu midagi seal nagu loota või mis nagu edasi saab, keegi ei teadnud, mis see tulevik toob, et millal see kõik see ära lähevad, need reeglid ja asjad on ja kui lõpuks siis, ma ei tea, mis aastal see oli 2022 või, siis meil oli, me saimegi kokku, meil tekkis see, no tegelikult me oleme hästi palju nagu viimase 4-5 aastaga nagu klubina edasi arenenud, et meil on nüüd selge visioon, eks me tahame tuua meeskonda siis noori eestlasi, kuigi see hooaeg me veits räägime endale vastu. See aasta toote vanad lätlased. Me oleme jah, päris, ma ei teagi, võib-olla seal... Keskmine vanus on umbes 30 praktiliselt. Ju. No jah, aga no ma ütlengi tänapäeval nagu
kui sa vaatad, kui palju häid noori läheb välismaale, et neid on nagu mängima saada meie juurde ülikooli sinna nagu väga keeruline tegelikult. Et nii, tulles selle teema juurde tagasi, siis meil see selge siht jah, et meil peab olema saalis möll. Meie siis toonane õppeprorektor Hendrik Voll andis meile siis juhised, et meil peab olema saal üliõpilasi täis, melu käib ja siis me selle nimel hakkasimegi tööd tegema, et just neid esialgu üliõpilasi saada. Et no sellega on ka keeruline, et seal iga aasta ülikooli sees inimesed muutuvad kogu aeg seal turunduses ja siis nagu see kontakt seal, nagu neil on endal ka nii palju asju seal mujalt nagu, et see on vaikselt käima läinud ja meil ongi praegu vist iga aasta on meil kasvanud umbes mingi 20-30 keskmiselt üliõpilast on rohkem. Praegu on juba üle 200 üliõpilase keskmiselt saalis, et mis on nagu päris arvestatav. Aga kuidas see käiski siis, oledki koridoris, jagad flyereid või kasutad seda newsletterit ja surud, kuniks see vaikselt kasvab? Teil see õppeaine on siiamaani alles, et kui nad käivad saalis, saavad mingisuguse 2 EAP-d või midagi sellist? Ja meil on see, et nad peavad käima, neil on see liikumisarvestuse see on, ja siis nad peavad käima veel, selle alla kuulub ka mängude vaatamine, ehk siis kas nad käivad siis pinksi vaatamas, võrkpalli või korvpalli ja siis nad peavad registreerima selle kaardi. Mis pinksi nad vaatamas käivad? No ma ei tea. Kas seal pinksi saab vaatamas käia üldse? On tribüün pannakse püsti? Jaa, kus juures neil on, nüüd tulebki 16-18 jaanuar vist. Seda peaks ka vaatama. See on nagu Eestikad või see on lihtsalt trenn, et mingi Andrus mängib Jaaguga. Ei, seal on ikka Eestikad on ja praegu on neil mingisugune Europe Trophy, ma ei tea, mis tase see on, aga see on nagu see 16-18. Ei, ma seda selles mõttes ei taha nagu kuidagi pinksi halustada, aga kas seal on nagu, nad tehakse nagu selles mõttes, nähakse vaeva, et seda oleks ka võimalik vaadata, et seal on tribüün või sa lihtsalt seisad laua kõrval ja vaatad, kuidas 2 meest mängivad. Ei, seal on ikka tehakse tribüün ja selline korralik areena nii-öelda, et ma käisin isegi. Aga tõstetakse sinna alla auku ikka? Jaa, see on seal all. Mitte seal, kus praegu on? Okay. Ja mitte seal, ei, see tuleb ikka korralik. Minge vaadake, päris huvitav. Seda 16-18 sätime vabaks siis. Ja. Tervitusi Vallot Vainulale. See on umbes 40-kordne Eesti meister. Ja ta ongi meil seal treener ja siis mängib ka veel. Sõber sulle? Ei ole. Vallat on legend. Aga ühesõnaga, kas see õppeaine kui selline oli siis juba enne sinu aega olemas või see tuligi nagu teie initsiatiivil kuidagi, see hakkas edu tooma või? No tegelikult see oli juba varasemalt paigas meil, et ülikooli poolt on nagu selline võimalus. Aga niimoodi ei käidud ikkagi saalis kui praegu? No ei käidud jah, aga me oleme kasutanud nagu erinevaid infokanaleid seal ülikoolis. On igasugused infokirjad, on ekraanidele näiteks saadame mänguklippe ja mis nagu kõige rohkem tõi seda nähtavust meil on siis loodi see Juliuse jüngrid, võib-olla teate? Oleme kuulnud, on näinud, et seal siis, kuidas siis öelda, siis fänniorganisatsioon, kes siis peavad nagu koguma enda alla siis fänne, nagu tutvustama seda fännikultuuri ja see on nagu väga hästi käima läinud. Ja noh, kuigi neid seal osadel mängudel on rohkem, osadel vähem on ja eks üliõpilastel on kogu aeg mingid tegevused, lisategevused, raske on nagu neid kogu aeg saali saada, et meil siin oligi 2 nädalavahetust olid meil mängud ja siis neil olid siin eriüritused, küll oli mingi Stockholmi kruiis oli, kus neil oli mingi peoõhtu ja siis neil oli see ülipall ja siis nad olid tribüünilt kadunud ja siis rahvas mõtleb, et jätsid maha meid, aga no tegelikult see ei ole nii, aga just see fänni asi nagu on käima läinud ja tänu neile siis on ka meil kasvanud see publiku arv. Kui palju see nagu teistpidi on ka see, et teie saate ju, ei ole päris niimoodi, et kodumängud nagu määratakse, teile pannakse, et TalTech peab sel päeval ja sel kellaajal mängima Viimsiga, et te saate ju ise kuidagi mingid sobivad ajad panna, et kui palju te konsulteerite läbi oma fänniklubiga, et need 200 inimest tegelikult, see on ju arvestatav mass, millega tuleb arvestada iga nädalaselt, et kui palju te nagu proovite graafikut sättida nende järgi? No üldjuhul meil ongi mängupäevad on kas siis kolmapäev on nagu tegelikult kõige parem päev, et siis üliõpilased on ju kohal, sest nädalavahetuseti enamasti sõidavad ära
ja me olemegi sätinud nagu hästi palju oleks kolmapäeval mänge. Ja üks asi veel, et jaanuaris ei tohi mänge olla, sest neil on siis talvepuhkus. Et meil siin oligi mingi hooaeg, oli meil viis mängu jaanuaris, kodumängu ja no ei saa, see tuleb sul sinna 30-40 üliõpilast ainult, et see on ka nagu selles mõttes iga hooaja eel me nagu arvestame nende asjadega. No väga hästi, sel korral on täpselt 2 mängu jaanuaris. Ja kumbki pole liigas, vaid mõlemad on see eurosari ka veel. Jah, eurosari ka veel, just. Põhjaliiga. Seal niikuinii ei ole inimesi. Kahjuks ei tule jah, vaatame, kuigi võiks tulla, et siin Rumeenia esiklubi tuleb meile vastu. Ja tegelikult võivad ju väga kvaliteetsed satsid vastu tulla seal. No just näiteks see Saksamaa klubi ju mängisime OEL, oligi enne Eesti-Läti liigat, käisime seal, nüüd nad vist on langenud, aga nad olid seal mingi täitsa eesotsas seal esimesed, teised vist. Breti ja Varraku derbi. Just, Breti ja Varraku tervi. Aga siis see jüngrite värk samamoodi käivitus kuidagi, et otsisite mingisugused entusiastid mingid kanalid pidi välja või mul on siuke tunne, et üks põhiline Julius Jünger on päris mitu aastat seal selle kindrali mitsiga on mingi üks eestvedaja olnud või kas see ongi, et teadsid juba ette keda, et teadsite juba ette, kuhu pöörduda või teil oli juba mingisugune loeng või kuhu te teadsite, et lähme sinna, siis saame mingid tüübid või kuidas see algus? No tegelikult see käis ülikooli siseselt üldse, et oligi Hendrik Voll nii-öelda andis juhised kätte ja siis Artur on tema nimi, siis tema ongi see eestvedaja. Tervitame teda ka, sest et see on ikka suur roll sellel tööl. Just, nüüd ta töötab meil kusjuures spordiklubis. Enam ei ole õpilane või? Nüüd ta enam õpilane ei ole, nüüd ta töötab meil spordiklubis. Aga ta on ikkagi eestvedaja seal. Ta ei oodanud TalTechi minnes siukest karjäärikõverat, ma arvan endale. Ma arvan kindlasti mitte. Jah, jätka. Ühesõnaga, kuidas see nagu see kõik käis siis? Kuidas see käima läks? No seal oligi, siis nad otsisid neid entusiaste ja siis tulidki teine, kes oli Agneta tütarlaps, teda muidugi see hooaeg pole olnud, nad on siis välisõppe, nad käivad vahepeal, TalTechi üliõpilased käivad, siis õpivad välismaal, praegu nad vist on minu arust seal Tšehhis õpivad ja nad pidid jaanuaris tagasi tulema, et siis Artur veab üksi praegu seda kogu vankrit seal. Ja muidugi Tom Erik, kes meil siis on õhtujuht, et siis tema on ka nendega seotud, tema on siis Juliuse Jüngrite nii-öelda vaimne isa. Tema otseselt nagu igapäevaselt nendega ei suhtle, aga siis tema nagu on jah see vaimne isa seal ja siis Artur on nagu see põhipea seal. Ja see ei ole ju ainult mängupäev on üks asi, aga tegelikult jooksvalt käib sisuloome, kõik sellised asjad, et see on ju päris niisugune korralik koormus mingis mõttes. Kindlasti ka lõbus, aga nagu ka mingis mõttes töö. Ja nad ju käivad ju võrkpallimängudel ja Pinksil nad tulevad ka kusjuures, et see on nagu jah, seal on nagu palju nagu kaasa aitajaid, tegelikult on see vabatahtlik töö ja kui kesku palju millega nagu aitab, et see on nagu loonud väga hea sellise, no meil oligi põhiprobleem, meil ei olnud fänne, nagu, kui me läksime sinna, et kuidas me saame fännid ei teki nagu lihtsalt hakka fänniks, et ei hakka ju ostma raha eest fänne endale, ja siis tekkiski see tänu Hendrik Vollile siis nii-öelda see fännluse teema ja sealt siis on nüüd arenenud nagu nii suureks, et ma loodan, et nad ikka käivad edasi veel, et siin ära ei vaju see asi ja just see, mis on nagu lahe, me jõuame sinna ülikooli termini, et seal siis nad teevad omavahel koostööd, et see on Tartu üliõpilaste nii-öelda siis kogukond ja siis meie omad, siis nad omavahel seal nii-öelda suhtlevad ja teevad, et asi nagu põnev oleks rahvale. Et see asi, ma arvan, väga hästi nagu hetkel käima läinud, et üritame nagu seda hoida ja veel paremaks. Et bussid pannakse mõlemad pidi käima ja peosarjad juurde kõik asjad ja tegevusele lisaasjad. Ja no need hooaja alguses juba on ju teada, vaata, millal me mängime mingi põhihooaja viimane mäng ongi meil Tartus, et sinna on ka juba mingi 3 bussi juba ära broneeritud ja melluks läheb, et selle derbi juurde ma tahaks kohe tagasi tulla, aga ma tahan ühe küsimuse vahele küsida just selle fännide kohta ja tudengite kohta, et mõned aastad tagasi oli minu arust Tartu Tammekal oli nagu niimoodi läks fännlus käima, et välistudengid võtsid nagu omal initsiatiivil kuidagi nagu leidsid selle kohalike Alka-klubi ja paid nagu see oli siis kevadel, paid jõhkralt hullu, aga tuli suvi peale ja sügis peale ja uued tudengid tulid ja siis oli nagu jälle vaikus majas, et kuidas te nagu seda jätkusuutlikkust säilitate, et need, kes lõpetavad,
et neile tuleks uued nagu tuleks kuidagi nagu alt peale kogu aeg ja et ei oleks nagu selle mingisuguse tsükli põhine. No tegelikult see ongi just ülikoolis on see ju väga keeruline tegelikult, et need inimesed ju kogu aeg ongi vahetuvad, kes lõpetab, on ja et see nagu jätkusuutlik oleks, et siis ongi see entusiast, on ja praegu meil on Arturi kujul olemas see tema ja siis Agneta, on ja, aga kui nüüd nemad ka peaks ära minema, on ja, et siis me ei ole nii kaugele mõelnud, aga seal peab olema tõesti neid entusiaste, kes nagu tahavad vabatahtlikult seda teha ja tulla ja olla, et no ma ei tea, siin praegu on lihtsalt lootmise peal see, et see nagu toimiks edasi, et aga selles mõttes on see ikkagi väga keeruline hoida neid. Aga kas see jüngrite kogukond, kas ta ajas justkui nagu kasvab, kas selle vastu tudengid näitavad üha rohkem huvi välja, et seal oleks nagu potentsiaali, et keegi justkui loomulikult võtab selle ameti üle? No praegu on küll väga positiivne tagasiside, et nad käivad mängudel, seal elavad kaasa ja no see kõik ju kasvab, et omavahel räägivad seal, et tule ka, vaata, et hästi tore oli ja no see on, ma ütlengi, nagu ma olen siin öelnud juba ennem ütlesin, et see on kasvanud, nagu meil see on kasvav trend on, et kui me alustasime seda nii-öelda pushimist, siis meil oligi võib-olla seal mingi 70 üliõpilast, nüüd on see üle 200 praegu, on ju, et kui see nagu seda emotsiooni seal saalis suudame pakkuda, no me peame võitma ka, eks ole, et see sporditurunduses on väga lihtne turundada võistkonda, kes võidab. See on nagu selline kahe otsaga asi, et teistpidi näed maailmas võistkondi, kus see spordiala justkui on midagi enamat kui lihtsalt see tulemus, et on mingisugune kuuluvustunne, et teinekord võiks öelda, me jõuame nendest derbidest veel rääkida, aga need derbi tulemused ei ole alati kõige ilusamad olnud, aga sellegi poolest näed, kuidas möll käib ja toetus on selja taga. Aga võib-olla see derbiks, aga järgmine mäng on kohe selle võrra mõjutatud. No võib-olla tõesti, jah, aga no... -30 on ikka äge, aga järgmine kord, kui mängime Valmeraga, siis küll ei viitsi minna saali nagu. No, aga siis jällegi, kui tuleb mingi suurem mäng, siis jälle tuleb nagu täis selles mõttes, sest et teatakse, et kogu see üritus ise ja TalTech tervikuna on nagu vägev asi, et see on võib-olla üks esimesi juhuseid, kus näed, et spordiklubi sportlik edu ja publiku number võib-olla ei olegi enam nii üks-ühele seotud, et kohe, kui tulemused kukuvad, siis on kogu publik läinud, vaid et see on nagu mingisugune lojaalsusaste on tekkinud sinna. Vot just see ongi nagu tähtis, et see lojaalsusaste, nagu sa ütlesid, et kui siin tekib tõesti mingid selliseid perioode, no meil oli just eelmine hooaeg oli siin november-detsember, mäng läks põhimõtteliselt esimesel veerandajal ära juba ja no siis kasvas üliõpilased tegelikult jäid, see number ei nagu samaks, aga nii-öelda, kes selle pileti ostis, nagu see number nagu märgatavalt kahanes. Et seda nagu hoida nagu jah, on selline tähtstus. Kui palju muidu sa oled tajunud Eesti spordis figureerides? Mulle tundub küll, et Eesti on mingis mõttes nagu mingisugune massipsühhoosi rahvas, et jubedalt käiakse, mingitel kindlatel üritustel käiakse meeletult. Mingid piletid, kas või Tiit teab väga hästi, kuidas sa käisid Estonia kontserdimaas Florian Vaaliga 10 mintsaga müüsid ära lihtsalt lambist mingi hurraa pealt nagu kaks Estoniat välja ja siis Riias käisid mingi 20 000 inimest, aga siis keskmine reamäng nagu tegelikult me ei ole nagu fännid, vaid me oleme mingisuguse nagu mingi asjaga käime kaasas, et kui palju nagu see on mingi teema, mida sa enda najal tunned või ka Kossu kogukonna siseselt oma kolleegidega rääkides? No eks siin tuleb see mängu see, et kui sul on ikka nagu hästi palju neid mänge järjest, siis sa nagu ei suuda, sul on endal ka igasugused tegemisi ja asju ja kui sul, meil oli näiteks 5 kodumängu järjest, et seal nagu publiku numbrit kõrgel hoida on päris keeruline, et ja muidugi oleneb vastasest ka, aga pigem ikkagi inimestel on nagu see, et nad tahavad seda võitluslikust eduelamust nii-öelda saada ja nad tahavadki tulla mingid kindlaid vastasseise vaatama, et meil ongi nagu hästi iga hooaeg peame mõtlema läbi, et kuidas me just saame nagu lätlaste vastu, nüüd meil oli see aasta oli see Rivalry Week oli, eks. No see mingil määral nüüd tõi seda tähelepanu nagu rohkem, võib-olla seda nüüd tihedamini teha, võib-olla see toimib, eks. Aga nagu sa ütlesid, see massipsühhoos on, et see on jah selline hetkeline ja siis see kaob ära jälle ja et seda nagu kogu aeg nagu niimoodi seda tuld nagu hoida, seda on väga keeruline. Aga kui palju
näiteks välistudengeid huvitab see, kas on nagu eraldi neile mingi kommunikatsioon, kas jüngritesse kuulub välistudengeid või? Jaa, on ikka, seal on, ma olen näinud itaallasi on olnud, siis on sakslasi on olnud, prantslastele me andsime veel üks hooaeg, me andsime veel neile särgi ka kaasa, läksid, olid rõõmsad seal fännisärgi andsime, et küsisid ise, et selles mõttes neid on ikka on seal. Kas sa pead neile vastama ka küsimustele, et miks te jalkat ei tee? Ma kujutan ette, kui itaallane, prantslane, sakslane tahavad nagu fännlusega hakata Eestis tegelema, siis esimese asjana, korvpall ei ole vist esimene ala nagu? Ei ole, jalgpall kindlasti, aga õnneks mina pole nendele küsimustele pidanud vastama. Aga kui palju vilistlasi jõuab tee tagasi? Kas see on ka ju tegelikult mingi sihtgrupp, millega on mingisugused meililistid või mingid asjad või siis endised jüngrid, et kas sealt jääb keegi ikkagi alles? Jaa, meil ongi see nii-öelda siis infokogum, kus me siis jagame nagu seda mängude infot ja seda on ka seotud siis selle vilistlaste nii-öelda kogukonnaga. Et ka nendeni jõuab see info ja nende puhul ongi tekkinud meil siin nii-öelda ka toetajaid, et kes tahavad siis nagu TalTechile tagasi anda ja siis toetavad läbi spordi näiteks. Et see on nagu ka üks väga oluline suund ja sellele me paneme ka rõhku. Aga toetajatest rääkides, siis kui on need suuremad mängupäevad, siis mis esimesena meelde tuleb, on muidugi need Juliuse jüngrid, siis on see orkester, eks ole, kes otsas mängib, et tegelikult kui vaataks eelarveridadele otsa, siis tundub päris korralik väljaminek, et kuidas see on, kas eelarved ongi üsna sellised suuremad, mida võib-olla teistel klubidel sellisel kujul võtta ei ole, või siis on see, et väga palju on justkui kasutatud seda tudengi organisatsioonide nagu potentsiaali ja sealt tuleb sealset tasuta tööjõudu. Jah, justkui. No tegelikult jah, nagu sa ütlesid, see orkester ja siis meil on big band käinud ja nemad tulevadki, teevad seda täiesti tasuta, et anname neile lihtsalt seal mõned pitsad ja joogid ja tunnevad hästi, et pigem on see nagu kogukonna teema, et nad tulevad ja lihtsalt nad tahavad ka osa olla sellest siis. Aga kas on siis mingisuguseid tegevusi, mida sa näeksid, mis on teile edu toonud turunduslikus mõttes ja mis ei ole nagu nii eelarvenõudlik, et ütleme lihtsalt mingisuguse väiksema klubi näol, kellel sellist ressurssi võtta ei ole, et siis on mingisugune asi, mida nad teha saaksid ja see tooks nagu palju rohkem edu, olenemata sellest, et neil ei ole nagu sellist eelarvet selle jaoks. Kas on mõni selline asi? Sa mõtled siis nagu mingi turunduslik tegevus, mis just ei nõua, no ma räägin, see fännide teema ongi, ma arvan, see, mis on praegu nagu meil siin olnud selline suurem tähelepanu. Turunduslikult, nüüd me see aastal lõime siin mitu koostöölepingut meediapartneritega, et meil on Delfi on meil meediapartner, siis meil on nüüd legendaarne raadio ja siis meil on ka T-Screens ehk siis endine linnaekraanid, et meil on nendega kokkulepped siis, et koostöö nii-öelda projekti raames, et siis nemad promovad meie neid. Ja praegu meil ongi nüüd näiteks voluntaari mäng on meil siin linnaekraanidel pildis. Et see on nagu selline, selle alla otseselt ei kulu meil raha. Kas selle 5-6 aasta jooksul mida sa sellega oled tegelenud, oleme näinud igasuguseid trikke ja nippe, mida klubid on proovinud teha, et esimesena meenub Pärnu klubijuht seda tantsutüdrukutega koos näiteks, et igast vigureid on tehtud. Kas sulle nagu meenub mõni asi, mida teie olete teinud ka, mis tagantjärele võid öelda, et see läks nagu täitsa mööda või oli nagu päris naljakas, et lasti sellist asja teha või mingisugune siuke tore seik? Sa mõtled nagu, et just, et ei tulnud nagu välja võib ka olla, et arvasid, et see kindlasti ei tööta ja kogemata töötas väga hästi. No mingid ideed me oleme maha kandnud, ega me neid väga ei ole teinudki, aga ma pigem tooksin siin välja mingisuguse, mis võib-olla nagu töötas, et näiteks eelmine hooaeg me tegime sellise asja, et meil mängis Rasmus Andre võistkonnas ja siis ma teadsin, et Rasmuse vend on tuntud koomik, eks. Ja siis plõks idee,
et kutsume. Mis sa arvad, kas meil järgmise saate külaliste idee on ka muidu? No kas Rasmus või Roger? või koos. Iiaga jätka. Ja, et sealt tekkis see idee, et okei, et võtan Rogeriga ühendust, et äkki ta tahab tulla, et teeks mingit pulli. Ja siis sealt see juhtlõng läks edasi, et Sander Õigus on siis tema sõber, Kalev Cramo fänn, Roger meie fänn ja siis me panimegi nad kokku. Rahvas ootas, et nad 1-1 vist hakkavad üle välja mängima. Nad panid 3, ju? Jah, panid 3, et nad selle 1-1-ga nõus ei olnud. Roger ütles, et ta säästab Sandrit, et ta ei üle välja jooksma nii välja. Üle välja 1-1 oleks raju. Ma käisin selle mängu, see oli päris lõbus. See oli siis 51. või 52. järjestikune kaotus. See oli... Nüüd oli 53. Nüüd ma jõuangi selle, aga mis ei toiminud. Vaat täpselt nagu sa küsisid, vaat see Cramo mäng on ja see oli selline, kas tuleb või ei tule. Lõpuks siis lasimegi endale jalga, nüüd on 53-0. Et peale mängu tulid ka Cramo fännid, kellega ma hästi läbi saan Tõnu ja tulid sinna ja tõid mulle selle 53-0 sildi sinna. Nad tõstsid mängu mingi viimasel minutil, tõstsid paberit ja nad olid kõvasti valmistunud selleks, näha oli. Aga jah, siin mainiti Rasmus Andret ja saamegi derbide juurde minna vist. Jah, kui Rasmus Andrel läks ka derbi rivaali juurde, oli see muidugi asi, mis on, kui sa lähed Milano Interist AC Milani, siis see on väga suur asi, aga ülikooli derbi vahel liikumine vist, see on ikka väga sõbralik derbi on see, nagu, või kuidas on tegelikult? See on ikka pigem sõbralik, et ei ole selline nagu... Särgi põletamist mina ei ole näinud. Mina ka ei ole. Mingid pildid on liikunud, ma olen näinud... Päriselt või? Jah, aga need pole nagu kuhugi jõudnud, vaata tead siis, kui... No, ma loon imitsi ette, et siis sa enam-vähem tead, vaata siis, kui Kevin Durant läks varjus, siis My Next Chapter oli siin, Rasmus Andre peal. Ma ei tea, kas Rasmus ise on näinud seda. No see on hea asi. See on väga hea asi. Minu teine väga suur nagu meeldiv asimine oli see, kui see sama Tom-Erik palus rektor.ut.ee soovilaulud saata postkastidesse. Midagi kirjutab, pealkirja pole isegi vaja kirjutada, aga lihtsalt pange laule sinna. Tahaks seda postkasti, ma tahaks termisel päeval näha isegi. Aga kuidas käib siis nagu ühe mängu korraldamine, et sinna saada 2128 inimest, kui palju sa sinna nagu effortit alla paned nagu rohkem, kui sa paned reamängule Viimsi või Valmiera vastu? No tegelikult meil ongi hooaja jooksul on meil mõned üksikud mängud, mis meil on nii-öelda highlightitud, ehk siis nagu suurem prioriteet tähelepanu sinna panna, need on ülikooli derbid ja siis on Cramoga mäng. Et see on siis, kus me üritame seda publiku numbrit siis väga suureks saada. Ja kui see hooaja kava tuleb välja, siis see aasta ta tuligi suht vara, ta tuli vist juuli lõpus juba. Ja me tegelikult alustasime augustis juba neid ideede genereerimist, kui me nägime, et meil oli 25. oktoober vist oli see kohtumine, et see nagu on siuke paari kuu töö, et see on nagu mõlemapoolne tegelikult koostöö. No varasemalt oli see nagu see aasta läks Ivo lõppes leping, et nüüd on seal uus inimene, aga põhimõtteliselt me arutasime nagu läbi juba väga varakult Ivoga need asjad, et mis me siis teeme. See kõik see asi on nagu olnud suht aastaid on vaeva nähtud, et küll me alustasime sealt mingi maskottide teemast ja tegid seal mingid mänguaeg, mingid erinevaid asju ja see on nagu järjest kerind, aga mis selle süda on, siis on nagu tegelikult fännid. Alguses olid meie omad ja siis tuli see Tartu Ülikooli oma kaasa ja see on nagu loonud selle ülikooli terbi nagu nii-öelda siis selle südame. Ma arvan ka, et juba nagu ütleme, kui me paneme ainuüksi need 2 mingit fännigruppi, et 0 inimest tuleb juurde, siis ikkagi on juba mingi 700 mäng või midagi sellist, nagu väga suur publiku number juba anyway. Nagu. Ma võingi siin välja tuua numbrid, et meil oligi see aasta oli 700 meie üliõpilast. Juba 700 teilt või? 700 oli meilt ja neil oli ka siis, kas oli vist 3 bussi täis. Terve see tribüün oli täis, pluss siis 6 mees, eks, et seal oli nagu, kokku siis ma ütlen mingi 900 oli nagu juba seda ülikooli õpilast seal. Et see on nagu, 1000 sisuliselt, jah. Sisuliselt, jah. Hästi, see oli hea üldistamine. väga tubli oli see praegu. Suur matemaatika. Aga rääkides numbritest, siis kas number, mis Rasmus välja ütles, hakkasime ise ka mõtlema, et kas on reaalne, et seda üldse kunagi ületatakse või siis oli see Päästeamet, telefon oli punane ja vajutsite kinni kogu aeg ja hoidsite uksi lukus. No tegelikult meil oligi, et meil see
number seal, noh, see on jah, just 2128, ütleme üle. Jah, ja kes seal saalis käinud on, siis minu arust on ametlikult istekohti mingi 650 umbes või midagi, võib-olla natuke rohkem. Jah, kusjuures umbes nii on, jah, 700 vist on. No 3-kordselt üle ei ole hullu. No tegelikult meil oligi idee, et me paneme, kui 2000 täis saab, paneme kinni, aga rahvas seal tuli juurde ja siis okei, no laseme läbi siis on ja, aga ma ütlen ausalt, et me enam nii palju ei saa lasta sinna. Et rekord on igaveseks püstitatud, jah? Pigem jah, sest see eeldaks juba lisatribüüne ja ma ei teagi, palju meil neid varu väljapääse seal on, et nende kohta on omaette teema, et aga see jah, sest tuli ka paari kirja mulle, et halb oli mängu vaadata, sest ei saanud istuma ja tekkis seal mingid sellised probleeme, et kui sa olid koha peal, siis seal oli 3 rida oli üleval seisu järjekorras, et seal oleks pidanud vastavalt pikkusele vaatama seda mängu. Aga jah, ma arvan, et pigem on see nagu selline nagu lagi. Aga kuidas te nüüd, mismoodi te sel aastal jälle, kui peaks minema play-offis kokku, mis praegu seisuga vist saab alles finaalis juhtuda, et mis moodi te nagu siis käitute, panete tonn 600 peal, panete nagu kinni või? No meil on jah, vaata, kui sa nägid selle, meil oli see lisatribüün, no meil annab panna samamoodi sinna üles veel poolfinaalis, meil eelmine aasta oli seal üleval, oli ka tribüün, no iseenesest seda saaks veel nagu panna, et see maksimaalselt see 2500 sinna läheks, et see on siis seal pinksilaudade asemel ta on seal otsas või? Otsas, seal kus on sulgpalli väljak. Okay. Et kui sinna alla ja ülesse panna, aga no see läheb, kuidas siis öelda, see läheb väga kalliks. Aga kumb on, kas see kulu on suurem kui see tulu, mis sa saad, kui sa vaat sinna 400 inimest juurde? Ja kuidas selle piletituluga on selliste mängude puhul? No ma võtangi siin selle Tartu mängu just ette, et nüüd see, kui meil oli sügisel mäng, siis see oli esimene kord, kui me jäime kergelt plussi selle üritusega. Sest see piletitulu on nagu üks asi on ja okei, need on kõige tulusamad mängud, aga me paneme hästi palju sellest rahast, siis läheb näiteks, meil on nii heli- ja valgustehnika renditud lisaks, sest meil ei ole igapäevaselt sellist võimalust seal. Siis me võtsime see tribüün on ja pluss veel lisaasjad seal mingisugused nipet-näpet juurde ja siis see kord oligi põhimõtteliselt nagu süke kerge pluss oli. Ma kujutan ette, et sellest 2100 inimesest umbes 1000 oli tasuta ka niikuinii juba. Just, ongi see, nagu sa ütlesid, vaata see ümardades 1000. Ja tead ei maksnud, Meil on vaata, meil on see tendents, et üliõpilased meil saavad tasuta, ei maksa. Ka tartlased siis? Ja me andsime neile ka tasuta piletid, see on omavaheline nagu kokkulepe, et sellest pool oli siis tasuta saalis. Aga kui palju üldse on TalTechil nagu, kui natuke on sel teemal kaugemale minnes, ma arvan, et ülejäänud 1100, neist oli ka ikkagi mingi protsent on ju pereliikmed ja niimoodi, palju pileti ostjaid selli 2100 nagu oli? No ma ütleks sealt mingi, tegelikult tuligi, meil on ju toetajaid, kellele me anname, siis mängijad on ja siis pigem oli 1/3 sellest summast. Kas on rusikareegel nagu igapäevase mängu puhul ka või? No üldjuhul ta jääb sinna kanti, sest kui meil ongi, praegu meil vist on keskmine mingi üle 700, et 200 üliõpilast on ja sama palju tuleb veel toetajaid ja kellele me anname siis tasuta pileteid on ja siis on korvpallikool meil ja üldjuhul ta ongi selline 1/3 on nagu piletitulu, et meie eelarvest on hästi väike protsent. Aga kuigi see on iga aasta kasvanud ja me vaikselt piletihinda oleme ka siin tõstnud on et ma ei tea. Aga mis on siis tulevikuplaanid teil, et kas tunned, et kuskilt saaks veel juurde panna turunduses või on midagi veel suuremat plaanis või kas saab üldse enam suuremaks sellest minna, kui publiku rekord on ületatud? No alati saab selles mõttes, et jätkusuutlikkus on vist see kõige suurem küsimus, eks ole, et oleks pidevalt. Just, ma mõtlengi, et kõigepealt hoida neid üliõpilasi, eks on meie nagu prioriteet ja et see arv nagu suureneks on ja see on nagu tähtis. Ja siis tuua muidugi seda piletiostjat ka sinna saali juurde, et me nagu pakumegi erinevaid tegevusi seal samamoodi peredele nagu, et meil ongi nagu mõeldud tuleviku mõttes, et me tahame pakkuda seal rohkem tegevusi nagu siis pealtvaatajatele seal üleval näiteks, et käisime Shelli mängul ja sealt tekkis paar ideed sellist, et seal olid ka nagu
publikul oleks tegevust, seal lastel oleks rohkem tegevust, kuigi meil seal on laste mängunurk on ja siis on batuut, näomaalingud, need kõik on nagu olemas, aga seal nagu tekiks veel sellist nii-öelda me tahame, et see oleks nagu perekeskne, et pere tulebki kogu, et isa saab kossu vaadata emaga koos ja siis lapsed tegelevad seal oma asjadega. Ja mida Selli tegi siis näiteks? No seal oli mingisugune hästi lahe mingi põrgatamispõrand oli, et lähed sinna, põrgatad nii palju, kui sul pall vastu maad käib. Siis see oli EM-i ajal ka seal. See oli siuke huvitav. Mis see tuleb, mis siis saab? See põrgatad nii palju, kui saab? Mingi 60 seki jooksul siis vaatad, kas on mingi 112 põrgatust. Seal jagati mingit nänni ja siuke, no mingi siuksed fännitegevused, et mingid korvid olid seal eri kõrgustel, pidid kuskilt viskama ja sellist tegevust tahaks nagu siis sinna rohkem. See on nagu meie selline eesmärk. No, igal juhul vägev asi on see TalTechi ja Julius Jüngrite ja kogu see derbi maailm, et ma arvan, et Eesti kossus polegi sornast midagi vastu panna peale. Viimase küsimusena ma küsin, et kas see, et põhiturniiri viimane mäng on teil ka derbi, kas see on juhus või või on juba see nagu selline asi, mis nagu planeeritakse? Ole täitsa aus. No eks ta selline on jah, et see pannakse nagu hooaja eel paika, et võimalikult suur oleks see vahe omavaheline mängu. No see, et ta sattus sinna viimaseks, see nüüd nagu nii täpselt pole kivisse raiutud, aga pigem, et jääks see vahe ja oleks pikem. Sest see, mis siin kevadel toimus enne poolfinaalis, siis fännid ütlesid, kurat, ma oleme nii vesinud, me ei jõua enam. See oli rajuseeria ka ikka. 5 mänguliseks läks. Siis me võitsime veel, meil olid vaata ju põhivennad, post oli seal väljas ja seal oli Taavi oli oma seljaga, seal pooliku seljaga, et keegi ei uskunud, et me tegelikult võidame selle teise kodumängu, et see läheb 5 seerialiseks. Isegi vastaste peatreener oli vaba päeva andnud järgmiseks päevaks, et aimatavalt. aga suutsime võidu. Sellised asjad minust alati lõikad ikka näppu ju, kui sa nagu lähed nii-öelda natuke ilma. No see on karma, jah. Aga räägime spordist ka siis, kust sinu spordides, siis spordist oleme rääkinud juba 40 minutit, aga kust see kõik siis sinu puhul algas, et kust leiti selline tongimasin üles omal ajal esiliigas, paugutasid ja siis jõudsid meistriliigasse, et proovi seda teekonda natukene meenutada. No ma olen sellisest kohast pärit nagu Kilingi-Nõmme. See on siis väike Pärnumaa linn ja korvpalli juurde ma jõudsin niimoodi, et 90-ndate keskel on ja seal on ainult üks nimi, mis figureerib, eks, Michael Jordan. Ma mäletan, Kanal 2 vist kandis neid mänge üle, seal Hanno Tomberg oli seal veel kommentaator ja siis ma vaatasin neid ja siis suviti oli see, siis said üleval ka olla vaadata neid mänge, siis oli suvel, juunikuus olid need finaalid Utah Jazziga, no sellest ajast tekkis selline hull kossu ind nagu. Ja siis meil oli selline seltskond seal spordihuvilised, siis panime oma korvi püsti. Minu koduhoovi sinna võtsime, esimese puu võtsime maha, sealt mingi kuusepuu oli kuskilt suvalisest metsast, keegi ei teadnud, et ei tohi võtta. Võtsime mingi kuusepuu maha sinna, panime laua külge ja nii kui esimene pealtpanek tuli, siis see laud kukkus alla kohe. Ühesõnaga seda me seal arendasime edasi ja siis sellest ajast nagu tekkis selline kossu huvi, et meil oli seal oma liiga, igaüks mängis seal mingi omavahel 1-1 ja mingi selline. Ja siis kossu kui sellises trenni ma läksin alles 6. klassis. Ma tegin hästi palju kergejõustikku, ma osalesin nendel TV10 olümpiatel ja käisin mitme võistlustel seal ja mul oli hästi kõva kergejõustiku põhi all tegelikult. Ja siis mulle korvpalli nagu meeldis rohkem ja 6. klassis ma läksingi siis korvpallitrenni, mis siis Kilingi-Nõmmes oli tol ajal veel toimus. Et sealt edasi siis juba toimus siuke päris kiire areng, et ma ei tea, kuidagi läks nagu, kuidas siis öelda, toimus selline, ma tahan korvpalluriks saada, selline mentaliteet tekkis. Ja meil oli seal oma liiga ka veel, mängisid sellised mehed nagu Kristjan Kangur oli seal veel mängis, korra käis seal, siis kui Kristjan alustas veel korvpalliteed, et ta äkki sama aasta käigu poisid ka umbes või? Kristjan on must 3 aastat vanem. Ikka nii palju on, ta on nii vana või? Ta on 82 sündinud. Ma olen 85. Ta oli lõpetas, oli vist ju esimene number oli 4 ikkagi, kui ta lõpetas. Ja siis oli seal mingi kohalik liiga ja siis mängisime seal kohalike koolipoiste eest. Meil oli võistkond. Ma mäletan, ma sain 8. klassis olin siis ja sain endale
selle resultatiivse mängija auhinna, nagu see andis mingi hullult motivatsiooni, et see on nii lahe, et ma mingi 8. klassi poiss seal meeste vahel mängis, kusjuures Anti Vasar veel mängis seal ka. Tartu legend. Ja Valga. Tartu ja Valga, jah, mõlema. Suurem ikka Tartus. Aga jah, ma lihtsalt korra põikan vahele, et tundub, et kui sellises kohas üles kasvad, siis nagu sa veidi mainisid ka, et sa ei tegele ainult korvpalliga, vaid sa teed mustmiljon eri spordiala ja põhiline on see, et sa kogu aeg teed sporti ja nüüd tagantjärgi vaatad, kas sellel on ka mingisugune alus, et olid, sealt äkki tekkis see põrge, mis sul oli või kindlasti on sellel mingi põhjus, eks ole? No just, ma tahakski selle juurde tulla, et seal ei olnud mingit treeningkava, paljud on küsinud, nagu, et kas sul on mingi Air Alert või mis need programmid oli. Mingid sellised, ei ole ma midagi teinud, ma lihtsalt hüppasin seal, meil oligi see madal korv, eks, kogu aeg päevast. Mis kõrguse peal oli see? Ma ei mäleta, nii et mingi 30 senti pidid hüppama, siis paid pealt. No. Ja kas see korv on täna ka alles, kas sa tead või? Ei ole enam kahjuks, et see mädanes ära. Mõtlesin, kui sa selle oleks meenena toonud näiteks. Mul on need pildid alles, et ma näidata, ma laadisin need Drive üles, et ma saan saata pärast. Et kus ma jäingi nüüd? No jah, et multisport. Multisport, jah. Omast vabast tahtest. No seal oligi jah see teema, et ütlen, see kergejõustiku põhi, ma arvan, oli siuke peamine, mis seal nagu, mis lõi selle nagu hüppelava või arengu sellise, et no kõik tänapäeval ju ei tehta vast nii palju sporti. No ma läksin peale kooli, läksin koju, viskasin kotti ära ja läksin juba sinna K-ralli, meil oli selline K-rall, oli spordihoone, selline, seal 3 trenni toimus eri väljaku nurkades, nagu, et see oli nagu teema ja siis ma mäletan oma esimest pealtpanekut ka seal samas K-rallis, ma olin 192 sentimeetrit pikk ja siis mul sõber viskas palli ette, siis pain näppudega pealt, vaata niimoodi, oi, see vist läheb arvesse, vaata. Siis mul jäi see meelde ja siis toimus mingisugune hüppeline areng, juba mingi kevadel oli meil see Sprite Cup, oli kunagi selline koolide vaheline. Vanas olid siis muidu? 16 äkki. Esimest korda? 9. klass midagi. Jah, 9. klass, jah. Esimene tonk tuli 16 aastalt siis? Jah, ja siis juba kevadeks oli, ma ei tea, kus see tuli, ma ei tea, kas see motivatsioon või tahtmine kevadeks oli niimoodi, et ma panin juba 2 jala pealt nagu mänguaeg isegi. Ja siis, mitte sõrmedega. Mitte sõrmedega, nagu ma ei tea ise ka, kus see tuli, nagu ma ei tea, kas see motivatsioon see oli selline, et, et nüüd paneme edasi, mis seal ikka. Ja siis ma läksin Audenteses katsetale. Ja sain sinna sisse ja siis mu korvpalluri karjäär jätkuski Audenteses. 10. klass, siis ma vist hakkasingi esiliigat mängima. Mängisime seal ja seal, nagu sa ütlesidki, et esiliigast sain nii-öelda seal tuntuse sealt, mingi vend põrkas kuskil. Jah, eks siis ajaloo tund, et oli siis Eesti meistriliiga tähtede mäng ja oli pealtpanekute võistlus, kunagi toimusid Eestis ka sellised asjad ja siis, aga kuidas sa selle kutse sinna said üldse või? Ma ei teagi, kuidas see lugu käis? Kuidagi korvpalliliidu poolt tuli see kuidagi, keegi nagu nägi ja siis ma ei tea, kuidas see, see oli väljaspool vaata arvestust, eks, et või selles mõttes, et ei olnud meistriliiga mängija. Aga ma ei tea, see kuidagi tuli ja siis ma läksin, mis seal ikka, panin jalga vahelt pealt korra ja siis... Sellest on YouTube'is tegelikult videod olemas päris mitmel moel, et ma lihtsalt eile nagu kammisin läbi ka neid, et mõtlesin, et huvitav, kas sellest on alles, ma mäletan seda ja on eraldi on sinust, on Marko Riis fanklubini, me jõuame ka veel hiljem, aga siis on ka selline YouTube'i video, mille nimi on Estonian Air Forces. See on kõva. See on hea, jah. Ja siis see on mixtape of 3, in my opinion, best tankers in KML. Seal oled sina, kas sa oskad öelda, kes need teised 2 on? Aastast me räägime umbes 2000 mingi 8 või 7 või? Midagi sellist, jah. Äkki oli, kes seal veel siis võis olla? Kas Kurbas oli siis juba? Ei olnud, Kurbas oli üks. Oli ka Kurbas, jah. Pikslid on küll väga vähe, aga saab aru, et Kurbas on. Supermaari mäng. Ma ei tea, kas ei olnud Paade või? Ei olnud. Kuigi ma ütleks, et Paade väärinuks ka põhimõtteliselt seal seltskonnas olemist äkki isegi. Jah. Ma ei tea, kes aga oli Timo Eifus. Eifus või? Muhu rakett.
või nagu Eifussiga oli kunagi, ma tegin Intekast, ütles, et karjääri algul ta oli Muhu rakett ja lõpus oli nagu mürsk, pani mööda maad. Muhu mürsk. aga ühesõnaga mitmekordne pealtpanekud, kas sa oled mitmekordne võitja või sa oled ainult ühekordne see pealtpanekute võitja? Ei, ma vist sain ühe korra veel minu arust. Siis kui, ma ei mäleta, kas ma võitsin ikka vist siis, kui ma üle Torbeko panin, hüppasin üle Gerdi. Minu arust see oli ka siis vist 2 korda. Sest need All-Star mängud toimusid, mingi vahe toimusid mõned aastad järjest, siis ei toimunud, siis jälle uuesti toimus, et jah. Ja siis oligi vist minu arust 2 korda, ega ma rohkem väga ei käinudki. Ma käisin Balti liiga tongivõistlusel, käisin ka Riias. Aga seal ma ei võitnud, ma mäletan, et seal ei tulnud vist nii hästi välja. Ma täpselt ei mäletagi, mis seal nagu toimus, et aga jah, 2 korda peaks olema Eestis nagu, aga kusjuures enne kui ma sinna tongivõistlusele läksin, siis Pärnu liigat mängisin ja ma võitsin seal vist ära ja seal ma paningi esimest korda jalga vahelt. Vaatasin, Kobe tegi, et ma tahaks ka teha. Läks, ja kusjuures ma polnud ennem kunagi proovinud, mõtlesin pohhu, et ma vabandust. Okay. Et ma lähen proovin lihtsalt teen, tuli välja esimese korra, kui ma vaatasin, päris hea. Aga see käiski umbes nii, et räägime nagu pealtpanemisest natuke detailsemalt ka, et kui detaili sa selle oskuse lihvimisega nagu läksid, et kas sellest piisaski, et sa nägid, et keegi tegi midagi lahedat, windmill, mingisugune tomahawki variatsioon ja siis sa lihtsalt üritasid seda jäljendada ja tuligi välja ja siis võtsid Arsenali nii-öelda? Nojah, pigem vaatasid nagu, tol ajal muidugi ei olnud neid videosid nii palju, kui tänapäeval on siin iga nurga alt on see mingid asjad, aga nagu mängudest vaatasid ja mingid highlightid olid või sellised, et siis sealt nagu tekkis see idee jah, et võiks ka proovida, aga nagu ma niimoodi otseselt nagu ei harjutanud, nii et tuli, kuidas tuli, et proovisid, seda võiks proovida, tuli ära nagu, et mingi 360 ja mingid windmillid ja meil on oma mixtape ka seal YouTube'is on video üle, sõber pani kokku, filmitud seal samas kaarallis ja õues seal üle rolleri pealt panet. Video nimi, ma ei tea, võite vaadata, Traffic Above the Basket. YouTube'is on päris huvitav nimi oli. Okei, see läheb peale. Aga jah, see ongi see pealtpanemine kui selline, kui kunst, ütleme, et NBA All-Star ka mingis mõttes juba on madalseisus sellega või nagu probleemne on, et eraldi pealtpanemise liin on tekkinud mingid spraidi asjad, kus tüübid teevad veel ulmelisemaid asju. Ja siis kõik on kuidagi nagu selliseks sogaseks veeks natuke läinud, et toona ütleme nullindad või isegi 90-ndad, siis kui midagi sellist nägid ja veel eriti laivis, siis see oli ikkagi nagu imeline, aga tänaseks see on kuidagi nagu ära vaid natuke või kõik on nagu nii oodatav või? See tundub jah kuidagi, kuigi need nagu kui tol ajal oleks selliseid asju tehtud nagu mis praegu nagu kõigil oleks karp lahti eks, aga ma ei tea, see on kuidagi nagu jah läinud selliseks, iga teine vend umbes, ma ei tea, paneb seda või ma ei tea, et ma ei tea, kas see füüsiline areng on toimunud nii raju või milles see asi on, aga nagu see tundub nagu nii tavaline jah, et tehakse, et see ei ole nagu enam nagu nii nagu, kuidas siis öelda, selline äge või. Jah. Aga küsides siis niimoodi praegu, et oskad sa 2 juhust nimetada, et mis on su elu parim tank nii-öelda? Kas see on erineb sellest, kas on mingi All-Stari oma või see võib olla mängus ka? Pigem on nagu ikkagi mängus on ju selline, mis sa ikka nagu meelde jätad, et mul muidugi see oli mingi lambi sõprusmäng oli tegelikult, mängisime mingi vanade korvpallilegendide vastu ja see oli selline hetk, mis jäi nagu meelde, okei. Sa panid üle Krikuni pealt ei, ma ei mäleta, kes see oli, kes see korvpallilegend oli seal. Tombusonile näkku lihtsalt. See oligi nii, et oli küljeaut oli ja siis me käisime Pärnu liiga meeskond oli meil siis mingi sõpruskond, mängisime mingit sõprusmängu Saaremaal ja siis otsa audist tuli sööt, Summer oli siis Summeriga mängisime võistkonnas, söötis otsa audist korvi kohale, siis ma tulin kuskilt tulin, ma ei tea, kus kohast vabaviskijoonilt, siis hüppasin lihtsalt üles ja ma ei mäleta, kes see korvpallilegend oli, aga ta oli seal all, hüppasin üle tast ja panin pealt. Sellest kahjuks mingit jäädustust ei ole, et kõik on siin üles jäädustatud. Ja see läheb aasta-aastalt ilusamaks ikka juurde midagi veel natukene.
mäletad, kas keegi ütles ka siis midagi või see legend ise ütles ka äkki midagi või? Ja ta ikka midagi ütles, ma ei mäleta täpselt mida, hull või midagi, mis iganes. No mis kaliibri legendist me räägime nagu umbes, noh? Maailmameister, olümpiavõitja. Eesti meistriliiga. See oli ikka... Liidukoondislane. Ei, Eesti meistriliigas oli ikka tuntud nimi. Mul ei tule meelde, ma võin selle täpsustada, aga jah, see oli selline hetk. Ühesõnaga, kui mingisugune Eesti korvpallilegend kuulab seda saadet praegu ja tunneb ennast ära, siis kirjutage meile, siis on ka tore teada niipidi. Just. Seda mälupilti tahaks ka saada, jah. Kui palju sa nagu reaalselt nagu mingil hetkel hakkasid seda nagu asja nagu kuidagi nagu brändiks tegema enda ümber ka? Kui palju sa nagu kuidagi nagu, fänklubiks, aga just see, et sa ei panda enam leiab üldse näiteks või midagi sükest. Sa mõtled siis nagu selles mõttes, et sa oleksidki tuntud nagu, et see üks asi, mille poolest sa tuntud, et sa seda kuidagi nagu rõhutasid või? No tegelikult ma ei tahtnud seda rõhutada, et ma ikkagi tahtsin nagu, ma olen mingi intervjuu ka andnud Sporditähele vist oli, et seal on ka kirjas, et pigem ei taha, et mind mäletatakse kui pealtpani, pigem nagu kui hea mängumees, aga nii kaugele ma ei jõudnud, et sellena mind pigem mäletatakse. et see oleks nii, jah. Aga tagantjärele mõtled samamoodi või nagu... samas on jälle tore. Vähemalt midagigi. Nagu. Pigem on äge. Pigem on äge, jah. Praegugi mingi siin, ma ei tea, kas suvel või keegi tuli ütles, et pead paned veel. Mingi suvaline vend oli tänaval vastu. No jah, panen veel napilt. Et selles mõttes ikka inimesed nagu mäletavad. Aga kas tahakski küsida, et ütleme, et paljud võiksid ju öelda, et kui mõelda, et kes on siis Eesti läbi aegade parimad high flyerid siis või pealtpanijad, tulebki, kui vanadesse aegadesse minna, siis läheb meil nagu keeruliseks, aga tulevadki sina ja Tanel Kurbas eelkõige meelde. Kas alustuseks võib-olla kumb siis teist parem on, oskad ise öelda või? Mis sa siin ikka võrdled? aga kas on mõni, kelle puhul me näiteks ei teagi või keegi, kes on selline, et see mäletad, või on praegu, kes on sulle nagu muljet avaldanud ja temast ei räägita kui väga heast pealtpanijast? Kunagi ta küll ei mänginud kõrgel tasemel Kossu, aga Mõisakülast pärit üks Villu, ma ei tea, kas teile võib-olla ei ütle nii. Villu Mõisakülast, Googledan. Villu Seepter või mis ta nimi oli, Seepter. Tema oli ka, ta käis meil seal MRF-i tänavakorvpalli üritustel ja siis seal oli tongivõistlus ja siis ta Villu Seepter, jah. Ja siis ta tegi ka ikka väga, väga hulle asju, hüppas seal üle mitme mängija pani pealt ja võt tema on ka selline olnud. Aga eks neid oli seal veel selliseid, kes Peep Orlovski oli ka kunagi. Tema oli ka, võt. Ja rohkem ma nagu väga ei teagi, kes nagu... Kurbas oli jah selline nii-öelda, kes siis meistriliigas nagu Kurbas ja mina nagu tundus nagu selline... Kurbas pani ka jalga vahelt vist mingi võistlus. Just. Aga kusjuures võib-olla praegu, tänasel päeval vaatad, et Kurbas ei ole ka sellest praegusest tipust ka kuigivõrd kaugel, et ikka aastas korra 2 juhtub, kui ta üle kellegi kogemata paneb või mitte kogemata, päris teadlikult. Ta on ulme vend, jah, et päris hästi on enda keha hoidnud ja tubli on, selles mõttes, et ta ikka läheb vajutama, kui on nagu võimalus. Tänased poisid, kui palju sa nagu vaatad ka, ma ei tea, Raiest on ka päris kerge jalaga näiteks või trell või midagi sellist, et onnevad ka teile kuidagi nagu rinnale saamas? No ma arvan, nendel pigem on tähtis see, et nad oleksid väga head korvpallurid. Et see on lihtsalt väike lisa nende jaoks, et kui nad seal mingi efektse asja teevad, et see vast ei ole nii primaalne. All-Star mängudel, kui need dunk contestid, pealtpaneku võistlused toimuvad, kui palju sa tunned või tundsid toona? Mina vaatan küll, nagu paneks ägedad nimed istuma sinna žüriisse, aga minust on nagu kuidagi nagu hinnata küll väga sageli ei oska, et nagu kui palju sa seda hea pealtpaneku väärtustamist nagu toona tajusid oma tippaegadel ja nii edasi? Sa mõtled siis, et kuidas... Kas punkte tõstavad nagu üles silte? No seal ikka väga olenes, kes see seal istus ja kes neid punkte tõstis, et
mõni võib-olla hindas seda, et ta panigi nagu pealt ära ja mõni võib-olla hindas, et mis ta selle nimel kõik tegema pidi on ja siis see on nagu ikkagi selline äärmuse asi, et kes sinna nagu seda hinnet läheb andma, et ma ei oska nagu seal võtta nagu sellist. Aga sina kui nüüdseks turundusspetsialist ka ja edukas seal juures, et All-Star mäng kui selline kontseptsioon tervikuna, et kas sa näeksid, et sellel Eesti-Läti liigas oleks ka sellel nagu oma kohta, oleks seda mõtet tagasi tuua või ta on mingis mõttes ikkagi oma aja ära elanud kontseptsioon? Ma ei tea, kogu see kontseptsioon tundub tegelikult nagu selline pigem nagu ajalugu, et kui sa vaatadki neid NBA mänge, nad üritavad seal hullult igat moodi midagi teha, et see oleks atraktiivne, küll panevad rahasid mängu, eks. Aga nagu, kui sa seal ikkagi reaalselt seda kaitset ei mängita ja kui sa lihtsalt lähed, poisid seisavad sirge jalaga kaitses ja siis lähed mööda paed pealt, see ei ole enam nagu see, et ma arvan, et see ei toimiks sellisel kujul, küll kindlasti mitte. Ja keskkonnad 300 lihtsalt rahulikult korda mööda ja... Jah, midagi sellist üle pea või siis ma ei tea, trickshot'e või ma ei tea, mis iganes, et see on, jah. Mulle tundub ka, et praegu isegi NBA tasemel on nagu oluline on see, et kas sa saad All-Stariks või mitte, nagu see linnuke, nagu see, et sa seal satsis oleksid. Et kui sa ei saa, siis on ikka pahandus ja nii edasi, aga nagu kui mänguks läheb, siis see mäng, see on juba nagu kolmandergune. Ja ma ütlengi, et ma pole ka vist viimased 10 aastat viitsinud seda vaadata, et see põhimõtteliselt ei ole, mis tulemused olid käse mingi 170, 160, et ei paku vaata mingit pinget. Et. Aga mängija karjääri juurde tagasi tulles, siis kumba sa oma kõrghetkeks loed, et ühtepidi Nüübitis olid üsna kandvas rollis, korra käisid ka Pärnust läbi, aga teistpidi jõudsid ikkagi Eesti esiklubisse Kalev Cramosse välja ka. Paraku seal see tee jäi nagu lühikeseks, aga kuidas sa sellele tagasi vaatad? No kui võtta seda nii-öelda kõrghetke või seda, siis pigem oli see siis, ma arvan, 2010-2011 too aeg. See oli siis teine aasta Cramos. Et siis ma olin enam-vähem terve, et sain palju mänguaega ja vast see oli selline nii-öelda siis kõige selline meeldejääva muu aeg. Mängisime VTB-d, siis mäletan, üks meeldejääv hetk oli see selline ere mälestus, et mängisime Saku Suurrallis ja siis pidin J.R. Holdenit katma, et see oli selline väga väljakutsuv ülesanne, et aga tundus, et ta oli siukse sirge jalaga mängimine, et väga ei viitsin tullata seal. Et panid taskusse võib öelda? Panin taskusse. Vana oli vist aasta varem umbes EM-i finaali viimase sekundi viske või pandi midagi sellist. Ja, ta oli ikka tol ajal ikka top mängija ikka Euroopas, aga see oli nagu selline väga ere mälestus. Koondises sa mängisid ka, eks ju? Jaa, kus juures ma just vaatasin, mul poeg teeb loovtööd, teeb Eesti korvpallikoondise kohta. Ja siis ma just sain selle raamatu Eesti koondis 100 vist oli ja ma vist vaatasin seal, minu nimi oli ka kirjas, mul oli 12 mängu vist oli. 11, vähemalt mul on praegu lahti 11 mängu, millest mitu võitu on 3 võitu ka. Portugal, Slovakkia, Suurbritannia. Enam-vähem. Mis see kõige meeldejäävam koondise elamus on? Koondise elamus, sa mõtled siis kui platsil käisin? No näiteks. Või ägedab mälestused pingi pealt. Või mõni tore suvelaager või? Jah, suvelaagerid. Soome suvelaager on jääme alati kõigile meelde, kes seal vähegi käis. Et, oli vaata siis, kui Tiit tegi neid, mis oli see? Surmalaager. Surmalaager, jah, just. Ja ma käisin, kusjuures ma ei käinud see esimene aasta, ma käisin teine aasta. Ja see oli ikka väga meeldejääv seal rassida 2,5 tunniseid saalitrenne. Esimene päev algas sellega, et läksime kohale, sõime lõuna ära, kerge puhkus, 6 kilti soojenduseks, 6 aja peale, 6 soojenduseks. Et, lõpetuseks, jah, ja siis kõik need trennid, see oli selline, aga kui võtta nagu koondise mälestus, siis oli Makedoonias. Vist pandi mind esiviisikusse ka veel. Ja ma mäletan, et tol hetkel see mäng ei lugenud midagi, sest meil tabeliseis oli nii kehva seal vist ja siis pandi esiviisikusse, siis võttis ikka põlve värisema seal mingi 5000 makedoonlast, mingi rahvast saal täis kõik ja siis lähed sinna, et ma ei tea, väga palju ma seal ei mänginud, aga alustasin. Mängisid 7 minutit ja te kaatsite 12 selle mängu.
jah, ma alustasin, aga ma ütlengi, et ma palju ei saanud vist mängida, ei tulnud väga välja seal. Mul oli ka nagu kulm tõmbas kohe üles, et kas siin on mingi statistiline viga, et kui sa räägid algkoossise mängust ja siin on 7-0-0 kirjas. Tegelikult vist oli jah, ma mängisingi seal mingi paar minti ja siis teine poole ka võimalik, et see oli jah selline. Aga koondise särgis oli ka mõni, siin on ära toodud mingi 26 punkti, aga enamuste mängude statistikat ei ole, et neist tuli mõni mitu pealtpanekut. Hea küsimus, ma ei mäletagi. Võimalik, et tuli mõni üksik. Aga kas selleks Graamo aastateks ja võib-olla selleks viimaseks aastaks ka oligi niimoodi, et teistpidi nagu see pealtpanemine, selline hästi agressiivne korvi ründamine, et sealt olid need vigastused kõik alanud ja see kuidagi kurnaski keha ära või? No jah, ma olen sellele pikalt mõelnud, nagu, et miks ma nii vara lõpetasin ja no aga see minu mängustiil, see on küll väga tervislik, et Tanel Sokk on alati öelnud, mida sa lähed sinna hüppama, et 2 jalalt pidurdus, pette ja viskad. Ma läksin, nii kui ma sinna 3 sekundi alasse läksin, siis ega ma ei läinud sihukest asja tegema, ma läksin ülesse ja no sealt need kukkumised ja asjad olid nagu, selle peale mõtlesid pärast, kui parandal olid, et sealt tuli nagu hästi palju vigastusi ja no mis see põhivigastus, miks ma siis lõpetasin, oligi, et meil oli treeninglaager oli Kaleviga Kuremaal, ma ei tea, kas te olete käinud seal saalis. Ja. Seal on otsajoone ja seina vahel on 20 senti vist. Ja ma läksin kiirrünnakusse, aga seal samamoodi jälle õhus ja siis tehti viga, aga kuidagi maandusin niimoodi sinna vastu seina ja siis põlv vähendus ära ja see oli ristati rebend oli minu arust ja sealt alates siis tekkis see põlvega jama nagu ja noh, sealt siis see, ühesõnaga siis see minu mängustiil nagu näha, siis ei olnud nagu väga selline, kuidas siis öelda, vigastuste vältiv, et ma pigem tahtsin seda emotsiooni sealt saada, aga jah, see viimane aasta ma olingi Kalevis põlvega, ma olin juba loobunud, mõtlesin, et ma enam nagu korvpalliga edasi jätka, siis ma käisingi kas viimased mingi 3-4 kuud käisin ainult mängudel kohal, et leppisime nagu juhtkonnaga kokku, et ma käin enam nagu edasi tee ja siis sain isegi veel Eesti meistriks. Et 2 korda järjest, 2 hooaega, sealt hakkas kusjuures 4-0 seeria sealt. Ma ei tea, kaua see kestis, mingi 4-5 aastat vist. No viimane hooaeg oli sul 11-12 ja Tartu viimane meistriliitil on 2015, nii et selle tõi Kurbas Tartusse. Jah, Kalevi No selge, aga särgist siis lõpetuseks või sellest meenest? Räägime siis meenest ka, et nagu meil kombeks on, siis alati palume külalisel tuua mõni tore meene meile ja seekord oleme saanud erilisemat sorti särgi. Tõesti, see on siis Marko Riis fänklubi logoga Audentese särk. Kas jah, kust ma tekkis esimesena küsimus, et kumb on esimene, kumb tagumine pool või? See Marko Riisi logo jõudis sinna ilmselt hiljem, et see ei olnud Audentese särgil nagu põhissärgi sponsor, ma kujutan ette. Ei ole jah, see ei olnud jah niimoodi, et tegelikult oli see on Nüübiti särk, ma ei tea, sõbrad tegid selle fänklubi särgi ja panid selle Audentese logo sinna. No meil oligi, tegelikult me ju treenisime ja olime tegelikult Audentese osa selle, et aga see, rääkides sellest fänklubist, siis jah, ma ei tea, ma ei tea, kas on tänapäeval tehtud, aga ma olin vist esimene korvpallur, kellele tehti nagu MTÜ, fänklubi MTÜ nagu isiklik, nagu Marko Riis, MRF fänklubi. Et ma ei tea, kas see tänapäevani on kindlasti teistel spordialadel on tehtud. Erki Noole fänklubi oli asinoona, umbes samal ajal, 2000. alguses. 2005-2006, jah. No siis Erki Nool lõpetas ja võeti samad poisid, mõtlesid, et peame uut asja vaja minna fännata, siis võtsid Noole asemel, võtsid Marko Riisi. Ei, tegelikult need olid mu väga entusiastlikud sõbrad, kes selle kokku panid, et meil on isegi laul olemas, MRF, ma tahtsingi teile seda plaati tuua, aga ma ei leidnud mitte kuskilt. Kas see siis antigi täiesti välja antud plaat CD ja kuskil lähes 10 lugu? Ja... Ei, tegelikult oli seal 1 lugu, aga YouTube'is leiab veel neid seal MRF-i lugusid, seal on isegi filmitud mingid mängukaadrid minu arust Nüübiti ajast, et võite otsida YouTube'ist MRF, seal langenud tähed ja mis seal on igasugused Raput oli see põhilugu, et kui te selle leiate sealt. See oli hitt?
see oli hitt, see käis isegi Pärnu raadios. Triibu vasta inspiratsioon põhimõtteliselt ja Hugo Toomi, no sa olid Hugo Toom enne, kui Hugo Toom oli Hugo Toom põhimõtteliselt. Tundub nii, noh. Aga kes neid laule tegi siis? Need sõbrad tegid ise ka neid laule või? Jaa, üks nendest 3 sõpra, kes seda fänklubi vedasid, oli siis Arko, Paavo ja Rünno. Ja Paavo siis tegeleb laulmisega. Ja no siis tekkiski idee, et võiks teha mingi loo. Ja siis kuidagi said kokku need ideed, nemad majandasid ise, mina ei teinud. Ma mõtlen, kas sina ka aitasid, osalesid, panid oma vokaali taustale või? Ei, ma pigem olin see... Sa tahtsid teha korvpallirolle lihtsalt? Sinu ülesanne oli lihtsalt ma tegin korvpalli asju, kui nemad seal muid asju tegid, et see lugu, jah, ma ei tea, otsige üles, et see on niisugune päris hea suvise vibe'iga. Sa saad sealt mingid autoritasud ka veel, et kui see käiab kuskil. Siia ma ei tiksu päega. No sellest ma ära elangi. aga korra mainisid ka enne jutuses, et kui me rääkisime nendest peadpanijatest, et olid ka mingisugused võistlused või kas see asi nagu kasvas kogemata suuremaks, kui ta võib-olla alguses oli mõeldud naljana, aga et te korraldasite reaalselt mingisuguseid üritusi selle nime all ja kui suureks see asi nagu läks oma kõrghetkel? No see sai alguse tegelikult siis, kui ma lõpetasin esimese hooaja meistriliigas, meil oli Audentes ülikooli sats. Meil mängisid seal sellised vennad nagu Raido Roos, Reinar Hallik, Kristjan Make ja me korraldasime Kilingi-Nõmmes ürituse, siis mängisime kohalike koolipoiste vastu. Et ma saadan teile pildimaterjali hiljem, siis te näete, et siis kõigil olid Marko Riisi fänni, need särgid olid seljas, läksime platsile, et sealt sai see alguse, aga ma ei tea, nad said kuidagi indu ja siis meil tuligi vist kas 4 suve järjest korraldasid nad 3 korda 3 turniiri seal Kilingi-Nõmmes, mitte Kilingi-Nõmmel. Okay, see on selline tähtis asi. Ma just eile vaatasin seda öökülalist ja siis oli seal Kilingi-Nõmme kõige kuulsam inimene oli seal Liisi Koikson. Aha. Ja siis seal oli Kilingi-Nõmmelt pärit, tegelikult ei ole Kilingi-Nõmmest on. Pange kõrva taha siit. See on päris oluline, jah. Ja siis see kuidagi kasvas niimoodi, et seal oligi mingi hetk oli niimoodi, et eelregistreerimisel oli juba meeskondade arv täis, kas seal oli 16 meeskonda vist. Et hästi suureks kasvas see ja ta oligi nagu selline sõprade projekt siis lihtsalt vedasid, et seal teenisid seal mingit särgimüügist, mingit raha ja oligi MTÜ, lihtsalt eraldi pangaarve oli ka ja kõik värgid, et sealt ma ei saanud tegelikult teenust, mingit raha ei teeninud seal. Ma tegin praegu selle video lahti, MRF raputa sulgudes Hannibal video.hd.2v on YouTube'is selle asja nimi siis. See on minu looming. Ma tulen vaatan. Ja 15 aastat tagasi, ehk siis 2010 aastal on see üles pandud ja seal on 4,200 vaatamist ja siin videos on kõike muud kui korvpalli. Siin on väga palju õllejoomist, siin on väga palju pidusid ja tantse. Mulle tundub, et vahepeal on nagu, et ikka toimusid esinemised ka või? No, tegelikult ei toimunud, et see Paavo, kes seda üks eestvedajatest oli. Üks pilt on siin Viljar Veskist ja Toomas Liivakust koos lihtsalt. Vist? Ei, Toomas Liivak ei ole. Ei ole või? See on üks fänn. See on Toomas Liivaku näoga fänn, jah? Viljar oli ka, jah, meil seal käis. Aga esinemisi ikkagi, ametliku esinemisena see asi ei jõudnud festivalidel õllesummeritele. Ei, no nii kaugele, nii suureks see asi ei läinud, jah, aga tõesti see triibupasta vibe on seal täiesti olemas ja selline, ma täitsa kujutan ette, et see võis peale minna, eriti kui Pärnu raadios lasti seda. Langenud tähed sulgudes, demo. Seal oli see Raputa lugu sai Kilingi-Nõmmes seal just koolipostis ja sai kuulsaks siis, kui vetsus käisid. Raputa! Sa laulsid seal niimoodi. Siuke tagasiside tuli kuskilt mulle. Sul tänasel päeval on sõnad peas? Ma arvan, et kui see mängima panna, siis ma suudaks kaasa ümiseda küll. Me laulsime sõbral oli pulme, siis me laulsime seda laulu seal, kus juures mingi viimati, see oligi mingi augusti lõpus vist, siis need samad sõbrad olid siis seal koos kõik, et panime selle peale ja siis nad laulsid laivis seda, päris huvitav oli. Siis ikkagi on toimunud esinemine. No jah, see niivõrd kuivõrd. Aga kas see fännklubi mingil määral elab ka tänasel päeval, kas või nagu selle näol, et saate aeg-ajalt kokku meenutate või toimub reaalselt ka mingisugune aktiivne äritegevus? MTÜ, kas on
eksisteerib MTÜ või? See on hea küsimus, ma ei tea, vist mitte. Või tegelikult siin samas, kui podcast lõpeb, siis ukse taga ootab inkasso ja viiakse... Ei, nii hull asi ei ole. Raplas on MRF Motorsport Tires Baltics. See on seotud või? Ei, see on täiesti võõras teema. Aga ühesõnaga ta vist siis pigem kui lõpus su kossukarjäär, siis see ka nagu sai... Guugeldades MRF MTÜ-d ei tule midagi välja. Ei tule jah, siis ta vist ma kujutan ette, et Tarko pani selle kinni ja et seal mingi hetk see kadus ära jah, ma arvan siis, kui oligi mu korvpalluri karjäär lõppes, et siis seal enam ei olnud nagu mõtet toimetada vist. Seal samas viimase Eesti meistritiitliga siis ühes langenud tähed. No väga hea, nüüd on ma arvan, et väga hea saate oleme kokku saanud ja ma on väga hea ma tean täpselt, mida ma tegema hakkan, kui ma nüüd autosse istun. Ühesõnaga kahju, aga mina sõidan varsti Tartusse, mul tuleb ka väga põnevad 2 tundi tulevad. Aga selle plaadiga ongi see, et seda plaati ei oleks olnud vist niikuinii kuhugi hästi nagu panna. No jah, CD, et... MRF on mõelnud vinüüli väljaandmiste peale ka või... Ma ei tea, see hea teema võiks tegelikult on pop anda remastered või mingisugune 15 aasta juubeli variant, et miks mitte tegelikult. Mis see tüdrukute ansambel oli just? Pliksid anti välja uuesti. Punk värk, et see on, ma kaaluks, võib-olla see on mingi idee, kuidas TalTechis ka realiseerida kuidagi turunduslikult. Kui mina oleksin TalTechi turundusjuht, ma siis siit saatest ma saaks küll palju häid mõtteid praegu mida teha. Jätan meelde. Aga olgu, aitäh, et tulid. Ja teiega siis kõikide kuulajatega kohtume. Kuidagi mina sattusin nüüd saadet lõpetama. Ma lõpetan ka siis jah. Ühesõnaga paar nädala pärast uuesti vaatame, kas me saame vennad Andret siia saatesse. Äkki see praegu nagu see vali shoutout kuidagi aitab kaasa sellele. Ja, korralik diiser, rahvas hakkab nõudma. Jah, et ühesõnaga rahvas, ühesõnaga nad teavad ise juba enne, et tulevad, kui me oleme neid kutsunud, ma arvan, nagu ametlikult. Ühesõnaga jah, loodetavasti siis paar nädala pärast uuesti. Aitäh, Marko, ja edu siis, et see 2128 kunagi üle enam ei tehtaks. Aitäh. Ja ikka raputa. Raputa, jah. Rünnaku lõpuni on 10 sekundit. See on meie võimalus nüüd. Me oleme seda mängu korra juhtuni. Saadet toetab EpicBet, sinu lemmik kihlveokontor. Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? 5. veerandajal tabab märki iga öeldud